Tere kõikidele armsatele inimestele, minu sõpradele, sugulastele, tuttavatele, jälgijatele, Ayurveda fännidele ja samuti pean ma täna ütlema ka tere armsatele Kristiina ja Marguse fännidele. Täna on kohe kaks külalist, et ma nägin, et seekord India on üllatanud mind, kutsusin ühe, sain kaks. Läks nii hästi ja sellest on mul eriti hea meel. Tere Kristiina ja Margus. Tere. Kristiina Saul ja Margus Sarmet on meie külalisteks täna siis rääkimas siis sellest, kuidas on elu siis enne ja pärast Indiat. Vot, et kui ma Kristiina sinuga eelmine nädal seda vestlust kokku leppima hakkasin, siis ma tabasin kuidagi väga täpset hetke. Sa kirjutasid mulle, et ma just ostan pileteid Indiasse. Kuhu siis seekord? No piletid on Varanassisse, et kuna me oleme seal Indias leidnud ühe sellise tantristliku ashrami autentse, kes siis korraldab siis selliseid autentseid siis erinevaid kohe nagu huvitav öelda, kuidas ma seda nimetaksin, sest see kestab 10 päeva. No sadana. Ja sadna selles mõttes et nagu siuke vaimne praktika või mis 10, me oleme kohal 17 päeva ja see protsess ise vist, ma ei tea, kas on 10 või 12 päeva. See oli ikka 10. Et siis me lähme seda tegema, et midagi sellist, mis kindlasti enamus inimestele sõnaga tantra üldse ei seostu ja nagu piisavalt hull, et ma natuke mõtlesin, et need, kes on kaitseväe fännid, et need võiks sellest aru saada, et kui tuleb see metsa minemise kutse, siis kõik nagu jooksevad, et teavad enam-vähem, mida nad seal saavad, aga nad ei tea kunagi täpselt, mis nad seal ees ootab, et see Guruji sadnad on midagi sellist, et me enam-vähem teame, mille järgi me nagu lähme ja mis meid sinna kutsub, aga see, mis iga kord juhtuma hakkab, me ei tea seda nagu mitte kunagi. Ja ma saan aru, et see on ka midagi sellist, eks ju, mida üks tavainimene võib-olla ei oska ette kujutadagi või kes ei ole asjaga kokku puutunud, siis see tundub nagu mingisugune väga selline asi, et miks ma peaksin sinna küll minema. Just, et ja samas on ta midagi sellist hästi ürgset ja hästi algset, et ma kujutan ette, et kui mõelda mingi Eesti maausu peale või mingi selliste loodusrahva praktika peale, siis see võib olla nagu midagi nagu sedalaadset, et aga kindlasti midagi sellist, mida nagu ei leia väga kergesti tänapäeval kuskilt. Aga kas te lähete koos sinna või lähed ainult sina sinna või? Mina lähen ikka, jah. Tegelikult ma isegi oleks läinud seekord. Ma siis küsin teie mõlema käest, aga miks teie sinna lähete? Mis see teie põhjus on, miks teie sinna lähete? No see, mismoodi see asi välja näeb, tegelikult tegemist on paremaga tantra põhipraktikaga, mis on jagnad. Jagnad on siis sellised tulerituaalid. See toimub siis eks ju, Püha linn Varanasi, püha linn, suremise linn, otseühendus kõrgemate vägedega linn, otse siis Gangese jõe peal tegelikult või seal teisel pool Gangese lõge, eks ju, kus siis Gangese jõge üle ujutab seda piirkonda ja kõige pühamas kohas veel 10 päeva jutti jagna ehk siis tuli, lõkke sisuliselt põleb 10 päeva jutti, 24/7 tehakse seal siis mantra meditsioone, grupp on meil seal umbes 25-30 inimest, niimoodi, et kordagi mantra ei vaiki, eks ju, seal on siis vahetustega 7-tunnised vahetused, 7 tundi jutti meditatsioon, istud, loed oma mantrat ja viskad sellist ainest samakriit, erinevatest toiduainetest kokku seotud aine sinna lõkkesse, eks ju, ööl ja päeval, hommikul ja õhtul päike või kuu paistab või vihma sajab, vahet ei ole, eks ju, et ta läheb omamoodi transsi, vaata, osa inimesi jookseb maratoni, osa teeb triatloni, osa teeb mingisugust super raudmeest, mis iganes. Ta on midagi sarnast, võib-olla keegi mõistab selle järgi, eks ju, et sa lähedki transsi, eks ju, sul on 7 tundi, teed seda, siis natukene magad, siis teed tagasi, teed edasi.
et on selline väga tugev, väga võimas praktika, kui see on sinu jaoks. Ja absoluutselt seda tulebki nagu niimoodi võtta, et see ei pruugi olla igaühe jaoks, et see ongi selline äratundmine, on ju. Ja loomulikult, ega siis seal on see meele murdmise koht samamoodi nagu selles maratoniski, eks ju, et ilmselgelt seal vahepeal viskab selle mental monkey'i jõla peale, kes küsib, et mille jaoks, eks ju, mille jaoks sa seda teed, eks ju, kodus on halb olla, eks ju, mine lava diivanil, vaata telekat, eks ju, või scrolli telefoni, et selles suhtes nagu see ongi see koht, et vaadata, eks ju, et miks ma seda maratoni jooksen, eks ju, miks ma teen seda, kus ma olen, mis see mulle annab, eks ju. Võib-olla annabki ainult selle, et ma saan pärast öelda, et ma tegin seda, aga võib-olla annab veel midagi. Et see ei ole nagu see asi, et sa oma egost ütled, et nüüd on see tehtud, et nüüd on see rist seinal, on ju, et see pole see põhjus, ma arvan ikkagi selle jaoks. 10 päeva jooksul tehes 7-tunniseid praktikaid, ütleme nii, et see ego teema on sellist teise järgule tõenäoliselt. See ego käib ja karjub kindlasti vahepeal, eks ju. Aga ütleme niimoodi, et eriti palju sellele egole ruumi anda siin ei saa, sellepärast, et muidu sa lihtsalt ei tee seda. Ja see on ilmselgelt ainult sellistele väga vaimselt tugevatele inimestele, kes on juba omajagu harjutanud selliseid asju, ma arvan. No jaa, ega ütleme kas või niisama lihtne asi, et sa istud maas 7 tundi, mis kõlavad, mis siis maas istuda on, eks ju. Aga nii mõnelgi, kes on vähe harjutanud, on ka tund aega raske maas istuda maa peal, eks ju. Et seal tulevad kõik need pisiasjad, eks ju, et kuidas sa suudad seda lihtsalt olla ja sellest läbi minna. No mina tooks sellise nüansi juurde, et tegelikult see küsimus on ka alistumises, et see võib kõlada selliselt hullult nagu niisugune, et sa pead hullult heas vormis olema ja mõnes mõttes ju peadki, aga mina ei pea ennast üldse selliseks väga mingi sõjaväelise režiimi niisugune, et nüüd teed, oled seal, on ju, et minu jaoks pigem ongi see, et sa nagu alistud mingisugusele teadmatusele ja lähed sealt sügavuti. Et ma mingi hetk olen hästi palju sellisest vaimsest teest läinud tagasi nagu sellisesse tavaellu justkui. Ja nüüd ma korraldan tantrafestivali ka, see aasta tantrafestivali ma nagu tajusin seda, et miks ma seda teen, et sama põhjus, miks ma lähen sinna Varanassisse, et ma ei samastuks ennast selle töise eluga, pereeluga, et ma ei samastuks ennast nagu oma rollidega, et sa tunned ennast nagu nii ehedalt, kui sa teed mingit seesama see tulerituaal ja sa istud seal, siis ei ole mitte midagi muud peale sinu ja selle tule ja sa tõesti nagu tunned, et kes ma olen. Ma nagu kogen iseennast nagu hästi totaalselt tegelikult, sest ma ei tea, ma ei tee samal ajal mingisuguseid arvutustehteid peast või ei mõtle, et mida ma kokkama hakkan või ma ei tea, ja samal ajal sa võid nagu inventuuri teha läbi kogu oma elu, on ju, et mida ma tahan, mida ma oma suhetes tahan, et nagu see pikk meditatsioon, see ongi mõnes mõttes see on nagu niisugune sisemine puhastus, sisemine nagu korrastamine, et on nagu hästi võimas selline enesesse tulemise tööriist. Aga meetodeid on erinevaid, eks me siin nüüd on siuke aktiivne aasta, et me siin septembri lõpus lähme Kailassi mäe ümber palverännakule või seal on samamoodi, eks ju, küsimus on sama, eks ju. Et suure raha ees sõidad hirmus kaugele, Tiibeti platoo asub 5000 meetri kõrgusel, eks ju, kõrgem punkt ümber Kailassi mäe tehes ringi on 5600 või 5700 isegi. Ütleme nii, paha on seal olla nagunii. Loomulikult me püüame teha selle võimalikult hea ettevalmistuse ja aklimatiseeruda, eks ju, aga ma olen käinud seal kunagi 12 aastat tagasi, et ega seal liiga mugav ei ole, eks ju, küsimus, eks ju, miks sa sinna lähed? Ma lähed sellepärast, eks ju, et see on selline äge koht, see on selline koht, mida ma tunnen, et see laeb mind, see on selline tegevus, mis võimaldab minul endal ja siis sellel kohal ja sellel loodusel ja sellel ilul ja sellel pühadusel olla omavahel, sellepärast seda käiakse. Ja ma saan väga hästi sellest aru, sellepärast, et igasugused Ayurveda praktikad, millega mina tegelen ja jooga, millega te mõlemad tegelete, et ma mäletan väga hästi, kui ma joogaga alustasin, et
täitsa õudne oli mingi pool tundi kuskil meditatsioonis istuda, no täitsa õudne, nagu see tundus nagu, et miks ma pean seda tegema, miks ma pean siin, palju muud huvitavat on, aga nüüd ma nagu mõnikord ootan, et ma seda saaksin teha. On ju? Et see on täpselt niimoodi. Aga kuidas te selle koha leidsite siis üldse selle templi või mida see on nagu ashrami oma guru, kuidas te leidsite? Ma saan, ma tegelikult tean seda juba, et see on teie guru juba väga-väga-väga ammu. Et ei tulnud ju lihtsalt teile Tallinna keset tänavat vastu, on ju? Ja, eks kõik asjad käivad siin maailmas läbi juhuslike juhtumiste. Et jah, mina olen siis gurutsiks, me kutsume seda guru. Siis guru tähendab sanskriti keeles on see, kes viib pimedusest valgusesse, ja see chi lõpus on nagu austusliide, gurutsi, svamitsi, eks ju, mis iganes, babachi, et see chi, jah. Aga et see nagu üldnimetuses on see gurutsi tegelikult. Aga eks kõik asjad käivad juhuseid mööda ja see gurutsi oma ashram tegelikult asub Kesk-Indias Nagpuri piirkonnas. Nagpur on, ütleme, India mõttes middle of the nowhere, väga konkreetselt. Mul ükskord ka piiriametnik küsis, et mis sa tegid seal Nagpuris, ja kui ma ütlesin talle, ma olin turist, siis ta tõi nagu väga suuri silmi ja küsis, et aga mida siin vaadata on, ja ega seal ei olegi mitte midagi vaadata selles kohas, eks ju, Kesk-Indiat, eks ju, nagu. Aga kuna see mees elab seal, eks ju, tema toimetab seal, siis tuleb seal selles middle of the nowhere'is käia. Ja tead, see hakkas kuidagi pihta niimoodi, kui ma olin Agama joogakoolis Taimaal, siis keegi kuskil oli selle gurutsi leidnud seal, kutsus minu toonase kaaslase Hedi ka seda tegema. Edi hakkas kodus neid praktikaid vaikselt tegema. Ma ütlesin, ma proovin siis ka. Siis oli Indiasse minek esimest korda sinna. Seal oli selline, ta oli esmakordselt suure valgete gruppi koostanud. Meil käisime seal, ma ei tea, 8 aastat vist koos. Oli väga intensiivse praktikat, et okei, et Indiasse minek, huvitav koht, ma tulen vaatan ka, võib-olla sobib. Ja sobiski, eks ju. Ja siis tuli Kristiina ja Kristiinale sobis ka, et need asjad käivad kõik sellised oma teed mööda, et ega sellist loogilist seletust, et ma nüüd istun maha ja kirjutan Excelisse või ruudulise paberi peale plussid ja miinused ja see guru ja see baba ja see ja siis vaatame, milline paremini sobib. Seda on kogemuslik ainult, et nagu. Ja huvitav on. Jah, Indias on see turundus ju väga popp, et. Ega need satgurud ja babachid ja kõik on, eks ju, seal, et aga kellele mis, eks ju. Aga eurooplasele sa nagu satud sinna, kuhu satud, et ega see satguru tuli ikkagi oluliselt nagu hiljem. Ma tean, et Eestis on päris paljud, kes seal satguru ashramis on ka käinud. Ja mina olen ise nagu käinud päris palju selle Sai Baba ashramis. Ja mul on veel üks tore õpetaja, kes on ka Gokarnas hoopiski ja tema ashram on Gokarnas, et aga ma ütlen, et ja teie guruga ma olen ka tuttav ja mis on minu jaoks ka väga nagu sümpaatne, ütleme niimoodi, aga mina olen võib-olla pigem seda tüüpi, kes otseselt kedagi ei järgi, aga ma väga imetlen neid inimesi, kes on päriselt pühendunud, et selles on mingisugune selline oma võlu. Ja ma võib-olla küsingi teie käest järgmisena, et ma tean, et te teete iga päev hästi selliseid põhjalikke pikki praktikaid, et ma arvan, et iga minu selline sõbranna, teine sõbranna ütleb, et oi, et hulluks on peast läinud, on ju, et teevad niisuguseid praktikaid. Et kuidas teie selle hullusega hakkama saate või mis see teile annab? Üldsegi, mis ma tahaks juurde, et eestlaste jaoks nagu see, kui keegi ütleb, et kuskil on mingi guru või keegi, siis meie jaoks on see nagu hästi võõras, et me oleme just ju nii-öelda selline vastasseis igasuguse nagu järgimise. Et kuskil oli Lenin ja kuskil oli Stalin ja kuskil oli Brežnev ja keegi ütleb midagi, eks see. Ja ma ütlen, et ega minu sees on ka nagu jätkuvalt see koht, et mis ja kus guru on ju. Aga nagu minu poolt on nagu see tunne pigem selline, et ma ei jälgi tegelikult nagu nii-öelda guru või ma ei ole see, kes et see ei ole inimese kultus.
et see, mida mina nagu kogen, on see, et see tema õpetus, mida ta jagab ja ta õpetab edasi niimoodi, et sa saaksid ise ka jätkata, et ta ei ole see guru jumala eest, kes nagu ütleb, et noh, ma ei tea, suudle mu jalgu ja nüüd sina tee seda ja nüüd tee teist, et see ei ole noh, nagu midagi sellist. Et sa ei ole tema ori, on ju, või sa ei ole tema ori, eks ju, selles mõttes, et sa pead nagu kõike tegema, mis ta ütleb. Just ja seal on täiesti nagu see vaba tahe, et kas ma tahan kuhugile, kas ma tahan midagi teha või ma ei taha teha või noh, lihtsalt, et midagi nendes praktikates ja minu puhul on just see, mis mind on tõmmanud, on just need tulerituaalid, et ütleme, et minu jaoks on nagu see tavaline mantra meditatsioon, sest see on tantra, see on autentne tantra ja tantra ongi ju noh, mantra ja jantra ehk et see, et sa teed mantra meditatsiooni tantras, see ongi väga autentne, on ju. Aga nüüd ongi see, et kas sa teed seda tulega, nagu me lähme sinna Varanassisse tegema või siis igapäevaselt peaks tegema tund aega siis või noh, oleneb, mida sa siis valinud oled. No sa istud ja teed seda mantrat, on ju, noh, puhas meditatsioon. Et see on mulle isegi natuke tegelikult raskem, mulle meeldib selle tulega palju rohkem, ma tajun, et seal on palju rohkem energiat, et ma nagu, mul on lihtsam teha, sest ma tajun kogu aeg midagi liigub, ma olen mingisuguses nagu protsessis, aga selles mantra meditatsioonis on ikkagi nagu vahepeal päris raske mulle, et aga ma nagu tajun seda, et isegi siis mul jääb päevi vahele ka, ma ütlen jumala siiralt, et Margus on siin palju kõvem praktik kui mina, aga ma tulen tagasi, pärast sama teema, miks ma tulen tagasi. Kui ma ei istu iseendaga, kui ma ei mediteeri, siis ma kaon ära sellesse, ma olen õnnelikum siis, kui ma mediteerin. Ma olen nagu enda jaoks on nagu elu palju ilusam, kui ma mediteerin. Ja võt see on minu jaoks nagu see, et ma olengi see praktiline eestlane. Teen seda, mis toimib ja mida ma tunnen, et on nagu noh, resoneerub minuga. See on väga eestlaslik tegelikult, on ju, et ma ei lähe pimesi järgima. Ma olen valinud selle, mis ma päriselt tunnen, et see on mulle vajalik, see on mulle kasulik ja mitte see, et kuskil on keegi, keda pigem see guru on selline hästi-hästi tavaline inimene, et noh, sa vaata oled teda näinud, on ju. Ta on niisugune tavaline India mees, kui tal ei ole mingit turbanit peas ega ta on niisugune valge maika särgiga ja lühikeste pükstega, niisugune lühikene mees, on ju. Ja noh, viskab nalja vahepeal ja vahepeal paneb paar kartulikrõpsu ka suhu, kui lapse juurest tuleb, on ju, jääb üle. Ja ma toon siia selle välja, et seal on siiski see maagia olemas, et see võib kõlada niimoodi, et sa istud ja siis sa protsessid oma mingit kogemust ja tajud iseennast. Aga mul on olnud nii nende praktikatega kui ka selle guru läheduses olekuga tegelikult selliseid kogemusi, kus ma olen kogenud väga tugevaid teadvuse muutuse seisundeid. Et see ei ole ka päris selline, noh, et ma ei tea, et midagi õpime, et me pühendume, ma ei tea, harime põldu ja siis saame saaki, see kõik läheb seda laadi ka. Sa teed praktikat, sa koged nagu seda vilja, aga seal on need maagilised nüansid, mis mind ilmselt ka tõmbab, et noh, nii palju õpetusi ja filosoofiat maailma nagu sellest ja inimese nagu olemiseks ja sellest mingitest energiatest, et noh, see on nagu minu see ajutoit, mis mind ka nagu väga tõmmanud selle süsteemi poole, et no sisuliselt kõik see, mida sa ei näe, on ju tegelikult, eks ju, see, mis on seal. Inimkogemuseks väga oluline õpetus, et ja väga-väga põnev minu jaoks. No eks me oleme mõlemad siin tegelikult elu jooksul päris palju ja päris süvitsi erinevaid süsteeme õppinud ka. Hatha joogat siin 13 levelit ja Kundalini jooga õpetaja paberid on meil mõlemad, eks ju, ja siis saad Taimaalt Agama jooga, vasakuga tantra õpetab paberid on mul olemas ja nii edasi, eks ju, noh. Aga eks see lõpuks ikkagi kõik läheb sinna kohta, et tegelikult kuigi hästi paljud süsteemid ütlevad, eks ju, et sa pead tegema ainult puhast liini, sa ei tohi mitte midagi segada, sellepärast, et siis on see tohutu patt, eks ju. No ma pean küll tunnistama, et tegelikult ma üsna palju enda kogemuslikult miksin, eks ju, panen asju kokku, mis mulle sobivad, tunduvad, et töötavad. Jah, et võib-olla ma ei lähe, ei paku neid kuuluta seal kuskil turunurga peal, et tehke tee ka, eks ju. aga enda peal katsetada, teades päris sügavalt neid teemasid, panna kokku ja vaadata, et mis on nüüd see kõige efektiivsem. Seda küll. Ja tegelikult elu on nagu ikka sinusoid, eks ju.
ja ma hästi palju vaatan seda, et kuidas mingil hetkel, võib-olla ma ei ole teinud mingisugust, nüüd hetkel ongi, ma ei teinud siin hatha joogat, ei teinud vist mitu aastat enam üldse ja nüüd järsku siin mingi viimase 2 nädalaga keha on hakanud karjuma, et tee, eks ju, kas või sama meditatsiooni aeg, mina istu asanasse maha, eks ju, ja võta mingi poos, sest ma tunnen, eks ju, et see on praegu see, mis on mulle vajalik. Ja ma arvan, see ongi, et kui on piisav kogemuste pagas olemas ja sul on millest komplekteerida, siis see annabki kõige paremat nagu tulemus, mitte et ma teen ainult seda, mida mingi üks guru ütleb. Ei, me oleme siin kogemuslikus maailmas, me peaks tegema seda, mida tarvis on teha, eks ju, mitte seda, mida keegi kuskilt on käskinud teha. Et nagu... See, mida keha tunneb ja mul on huvitav, ma Margus vaata, kui ma sind vaatan, ütleme, et kui ma sinu mingitel sündmustel olen käinud või teil seal maal külas olen käinud, siis kui ma sind vaatan, siis sa oled ehtne ajurveeda järgi selline vata tüüp, kes on nagu hullult igal pool ringi laseb, on ju, ühest kohast teise hüppab. Et minu arust sa oled hästi puhas vata tüüp, aga seal on üks äge nüanss juures, et tavalised vata tüübid on ka ääretult närvilised, nad ei suuda millegile keskenduda, aga sina oled suutnud oma elu korraldada selles tüpaažis niimoodi, et sa tegelikult oled hästi fokusseeritud, sa oled tegelikult hästi kaugele oma elus jõudnud just sellega ja sa tead, mida sa teed, et minu meelest on see nagu sinu puhul hästi selline nagu imetlusväärne, et kuidas sa seda teinud oled? No, eks see ongi, ütleme niimoodi ka, et ma arvan, et ma olen suhteliselt süstemaatiline ja ka minu esimesed sellised jooga ja tantraõpingud olidki seal Agama joogakoolis Taimaal ja mis mulle väga sobis seal see Swami, kes meil põhiõpetaja oli, tema oli ka, ta oli raadiotehnika insener ja tema õpetused olid kõik sellised süstemaatikas, sellise kartoteegi kastist võetavad, eks ju, et iga asja jaoks oli tehnika, tehnikal oli põhjendus ja lahendus, eks ju, ja sealt ma hakkasin seda omandama hästi palju ise ka nagu inseneri taustaga, eks ju, et nii, et hoida, mis siis mingi selline esoteerika, mingi eks ju, võib-olla kellegi jaoks, kõik nagu süsteemis ja kui hoiad süsteemis, siis ta ei ole esoteerika või vaid siis on ta süsteemis üle töötab, eks ju, nagu, et see hästi palju nagu hoiab ja kui on eesmärk ka nagu teada, eks ju, küsida, et miks sa seda pulli teed, et kui sa ise nagu tead, miks sa seda pulli teed, eks ju, siis on ju lihtne seda hoida, eks ju, teha midagi ilma mingisuguse eesmärgi või ilma mingisuguse nagu suunata, siis läheb asi, eks ju, käest ära, et siis jookseme ringi nagu peast segased. Aga kui enda jaoks on eesmärgid defineeritud, siis on elu oluliselt lihtsam. Ja on õige küll. Ja mis veel ühe teise inimesega ma nädalavahetusel just ka rääkisin, et tegelikult ütleb, et nendele inimesedele, kes on sellised, kipuvad siia-sinna kalduma ja siia-sinna jooksma, siis tegelikult on see tohutult hea valik, kui sa valid omale mingi süsteemi, mingi raamistiku, sest et see raamistik on see, mis sul tegelikult pakub ju turvatunde, on ju. Aga võib-olla on see tark vahele hüüda, et kui kellelegi nüüd selline India gurutsi tulerituaalidega kuidagi huvitav hakkas tunduma, siis gurutsi on käinud siin Eestis juba nüüd 4 või 5 aastat kevadeti ja tõenäoliselt me ei saa 100% öelda, aga tõenäoliselt tuleb 27 aasta kevadel uuesti, et siis hoidke silma peal lingavere.ee kodulehel, sealt võib leida siis, kui on kindel, millal tuleb, siis saate osaleda, on sellised 3-4 päevased retriidid siin olnud, et saate nuusutada India lõhna. ja ma selles mõttes hullult soovitan seda, sellepärast, et teie see lingavere nii-öelda see on nagu ühest küljest nagu selline vaimne keskus, aga teisest küljest see on teie enda kodu ka ja see on ka niimoodi üles ehitatud, et seal on väike tempel ja seal on sellised pühakohad ja see on sellise indialiku sellise stiiliga või kuidas öelda, nüansiga üles ehitatud see koht, et see on hästi kihvt. Et mis te seal templis siis? Mul endale nagu, ma muigan vahest, kui ma kõnnin, meil on niisugune pisike arvas järveke ja see tempel on järve ääres, aga seal järve ääres on veel üks tempel eestlaste jaoks ja see on saun. Ehk et meil on 2 pühakoda kõrvuti, on siis India stiilis tempel ja eestlastele nagu Eesti mõttes saun. Ja minu meelest see on nagu nii äge see minu nagu sisemiselt on selline nagu
rahulolu sellega, et me ei ole nagu ühte kuidagi vähem väärtustanud, et kuigi meie jaoks me oleme toonud see tempel ei ole lihtsalt mitte niisama tempel, et me otsustasime, et see on tempel, vaid see on initsieeritud siis sellesama meie Guruji poolt ja seal on siis ka selline laetud siis Shri Yantra, et me ilmselt tulevikus hakkame natuke rohkem tegema võib-olla ka selliseid sündmusi, et inimesed saavad tulla nagu kogema seda energiat, sest seal on oma vibratsioon ja mediteerides kas siis siin toas või mediteerides seal templis, seal on erinev tunnetus, et kes ma ei arva, et inimestele meditatsioon täiesti võõras on ja ma tean, et Eestis on inimesi veel, kes on üsna tundlikud ja kes on huvitatud just nimelt sellistest põnevatest kohtadest, nagu näiteks ka Lilleoru keskuses on ju hästi palju selliseid laetud templeid on ju. Et me kindlasti või kui on huvi näiteks tulla, siis võib meile kirjutada, joonistada, helistada. Ja me teeme igal täiskuul ja igal tühikuul või kuu loomisel teeme nagunii siin sedasama Jagnat, seda tulerituaali, oma praktikaks on see vajalik. Ei tee 7 tundi, teeme teeme 1 tund, et kui keegi tunneb, et see on midagi talle, siis kirjuta meile, me võime öelda, mis kellaaeg me teeme, tule kampa, koge, lihtsalt koge, et sinu elus koos ettevalmistuse ja väljavalmistusega võib-olla 1,5–2 tundi ja sul on uus kogemus, et jah. Et meil on see õigus võtta nii-öelda kampa inimesi, et see on täitsa turvaline ja igatpidi okei. Ja mina soovitan selles mõttes ka, et ma olen päris korduvalt seda teinud teiega koos ja seal samas Lingaveres olen ma seda ka teinud ja ma olin ka siis kohal, kui selle Jadna sisseõnnistamine nii-öelda oli, et see oli ka väga vägev rituaal, et ma võiks öelda, et seal on täiesti olemas see oma selline power ja selline oma energia ja mis ma, Kristiina, sulle veel enne tahtsin öelda ka seda, et vaata, eks see, kui sa valid omale guru, et sa ei vali teda selle järgi, et ta on tore mees, vaid ikka pigem see energia matchib, on ju, et temaga, et sul peab olema selle inimesega ka selline energeetiline side, eks ju, et sa pead tundma, et ja täpselt samamoodi nagu selle jantra puhul on ju. Ja, aga eks nende jantrate ja kõigi nende pühakohtadega on selline huvitav asi, et ma olen oma elus päris palju käinud nagu jällegi kogemuslikult uurimas või vaatamas, et siin kunagi oli aeg, kui sõitsin mööda Eestit ringi, vaatasin kuskil oli kirjutatud kultuse kivi, pidasin auto kinni, läksin, istusin 0,5 tundi kultuse kivi otsas, eks ju. Mingi ohvriallikas, pidasin auto kinni, läksin, istusin selle ohvriallikal. Aga tegelikult seda võib igaüks võib proovida, et kui sa, ma ei tea, lähed Tallinna vanalinnas, lähed minu pärast mis iganes kirikusse, mis on nagu töötav kirik, eks ju, ja istud seal 15 minutit, 0,5 tundi, proovid tunnetada energiat või siis lähed, istud näiteks Nigulistesse, eks ju, mis on kontsertsaal, eks ju, siis seal on väga-väga suur vahe, et ükskõik, mis see süsteem on, tegelikult inimene toidab seda, eks ju, ja kui seal süsteem käib, siis see on elus ja kui see enam ei käi, kui see on see kultuse kivi, kus ei ole 2000 aastat keegi enam Uku lõuna viinud, eks ju, või 1000 aastat. Tänud oma seda hõbevalget sinna allikasse, eks ju. Siis vaikselt, eks ju, see vibra nagu läheb sinna tagasi, kus ta alguses oli, eks ju. Et tegelikult jah, kõik need, ütleme seesama India, eks ju, seal on igal ühel on oma kodualtar ka, eks ju, tal on kuskil mingisugune selline pisikene pildikene, kujukene, kus ta teeb kõige lihtsama rituaali, ta istu seal tunde, paneb sinna hommiku, paneb sinna ühe viiruki pulga põlema, eks ju, paneb küünla põlema või õlilambi põlema ja tegelikult kõik need kodualtarid, eks ju, kui need on aastakümned või võib-olla aastasadu isegi jooksnud seal ütti, neil on oma see vibra olemas. Et kõik sellised asjad tegelikult loevad ja töötavad, kus nagu see inimene energia on taga, inimene toidab oma energiaga. Aga selle meie templi selle Sri Yantraga, sellega on ka selline huvitav tore lugu, et kõik need juhused siin maailmas, eks ju. Et see Sri Yantra, see on siis selline, jantra on, eks ju, geomeetriline vorm, kes ei tea, aga Sri Yantra on siis nagu 3D-ks kujutatud, et ei ole mitte lihtsalt pilt, eks ju, vaid ta nagu 3D selline, ütleme nagu astmikpüramiid natukene selline üksteise peal, spetsiifilise kujuga.
et see valmistati sealsamas Nakpuri lähedal olevas ashramis ja laeti ja see pidi minema hoopis Kanadasse, jah. Kanadas olid siis üks minu grupivend oma naisega ajas ka sellist ashrami värki, tahtis seal ehitada selle, oli tal tellitud, oli kõik välja mõeldud, oli siis Sri Lanka siis valmis tehtud ja ära laetud, ära õnnistatud ja pidi siis sinna Kanadasse sõitma, et saada siis nii-öelda branch'iks või nagu oksaks või nagu selleks harutempliks, harukontoriks nii-öelda. Aga vaat siis tulid mingisugused sellised veidrad maaomandiga seotud probleemid seal Kanadas ja siis hüüti kõva häälega enam-vähem taeva poole, et vot, et nüüd meil on siin üks fully charged Sri Lanka, mida, et kui nüüd me siin lähema, ma ei mäleta, mitme kuu jooksul ära ei installeeri, ehk ju siis ta on nii charged, et siis teda ei saa enam transportida. Tegelikult see ei hüütud taeva poole, see juhus oli see, et mina olin parasjagu seal ashramis ja juhtusin seda vestlust pealt nagu ma lihtsalt olin samal ajal. Ma olin lihtsalt lõpetasin oma meditatsiooni. Indias on tead küll niimoodi, Indias ei ole, kui sul on... Ei, kui on private vestlus, see on 10 inimest juures. See on privaatvestlus, seal ei ole sellist asja, et oi, et sa ei tohi midagi kuulda, kõik teavad kõike ja see on jumala äge tegelikult, see on see kogukond. Ja mina kuulsin seda juttu pealt ja ma ei osanud seda, ma kuulsin täpselt ära, mis selle jantraga tegelema peab ja mõtlesin seda, et issand jumal, et ma ei tea, kas ma julgeks nagu sellist vastutust võtta, sest seal on nagu, olid väga selged nõuded ja rituaalid, mida siis peab tegema. Ja meil vist, kas see koht alles siis oli siis see koht juba või? Ma ei mäleta. Ühesõnaga, me olime kas ülivärskelt selle koha siin saanud või see hakkas kohe-kohe tulema. Ei tead, mis või? Me olime, see oli niimoodi, et märtsis me saime selle koha. Mina läksin märtsis ashramisse ja kuulsin seda juttu ja kevadel nad tulid siia ja siis otsustasime, et see jantra tuleb siia. Nii et see oli täpselt niimoodi, et 1. märts oli see koht ja ma käisin märtsi keskel ära, ma tean, et ma 31. märtsi mu sünnipäev, siis ma olin tagasi siin. Ja siis olid need asjad juba nii-öelda liikumises, et siuke märtsi. Igal juhul, kui me teil seal puidist ütlesime mai lõpus või mais või millal see oli, siis oli see teada igal juhul, et ta juba tuleb. Ja, et see oli selline täpselt siuke juhus, ja võib-olla see on siuke hea asi nagu teada, et me alati võib-olla inimestena nagu ise ennast nii-öelda, no ma ei oska öelda, võib-olla see on liiga siuke egoistlik lause, et ei oska kellekski pidada, et kas peabki kellekski ennast pidama, aga mingisugused asjad valivad ka meid, et kas see jantra nüüd meid valis, ilmselt ka natuke valis, aga valis selle koha, et ja võib-olla nagu valis ka natuke meid, on ju, et see nagu ka et ei tasu ka ennast nagu kuidagi inimesena nagu alaväärtustada, et sinu energia on tegelikult väga oluline ja see, milliseks sa nagu ennast nagu ka kujundad, et ka see nagu hakkab sinu maailma looma, et kas just mingi püha ese või mitte, aga vähemalt eluolukorrad ja need inimesed, kes sinuni jõuavad ju väga palju selle järgi, et mida sa endast välja kiirgad, on ju, et see on see, et inglise keeles on see hea lause, et your vibe attracts your tribe, on ju, et tasub oma see energeetika nagu hoida sellisena, keda sa nagu tahad külge tõmmata. Ma mõtlen, mina võtan nagu ka püüan sellist natuke teistmoodi seda lähenemist selle asjale anda, et minu jaoks te olete täiesti tavalised inimesed ja siis tuleb alles see vaimsus ja kõik see on ju, et minu jaoks te olete eelkõige toredad sõbrad ja nii edasi on ju ja siis mingil hetkel ongi see, et vau, millega nad tegelikult tegelevad, millise julguse nad võtsid sellist asja esindada, et tegelikult me ongi see, et ei ole mõtet ennast alahinnata, et me oleme kõik või suurem osa inimesi oleme sellisteks asjadeks võimelised tegelikult. Ja samal ajal seal ei olegi midagi sellist, et see kõik on siuke asi, et see lihtsalt nagu juhtub, et kas sa nagu oledki, et kas sa nagu võtad vastu ja ütled jaa, et mul on nagu endal küll, et täpselt seesama, et see ka, kuidas ma näiteks Indiasse sattusin, et kui need asjad, et kui sa nagu liigud selles suunas, mis on ilmselt sulle mõeldud, siis ma arvan, et see teekond ongi lihtne, et ma sattusin ise Indiasse niimoodi esimest korda, et ma tegelesin siis selle Brandon Bassey rännakumeetodiga
ja ma hullult tahtsin minna, oli sihuke seminar, vist oli nagu külluse seminar, oli või oli mingi järgmine seminar juba mingi nõu-ego või ma ei tea, mingi asi. Ja see pidi toimuma Belgias, aga mina olin just oma töölt ära tulnud, olin oma karjääri nagu kuskilt alla lasknud enda teada, onju. Ja mul ei olnud raha, ma olin täiesti broke selles mõttes ja need retriidid ja kõik asjad seal Belgias olid mega kallid, seal olid mingid 1000 eurod, onju. Ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole seda raha lihtsalt ja ma olin nii, mul oli täpselt seesama suhtumine, et kui see peab tulema, siis see ju tuleb ja ma mõtlesin nagu, ja ei tulegi, ei tule. Aeg läheb mööda, ma ei saa seda. Ja siis ma ikkagi tundsin, et oota, et aga ma ikkagi nagu vaatan nagu selle rännaku koduleheküljel, et äkki neil on mujal tuleb siis natuke hiljem, et ma jõuan raha koguda. Ja siis vaatan, Indias tuleb retriit neilt, seesama, kus ma siis seal Belgiasse ei jõudnud, onju. Ja veel odavam kusjuures kui Belgias, onju. Ja piisavalt kaua, et jõuad oma India neid lennupileteid ka, onju. Et ja see oli sedasi, kuidas mina jõudsin nagu Indiasse nagu umbes 10 aastat tagasi, et jällegi ja see kõik läks nagu ülikergesti ja siis oli see armastus esimesest nagu silmapilgust nagu selle India vastu ka, et nii kui ma sinna nagu maandusin, siis mul oli see, et ma olin nagu müüdud, et mul oli täpselt see, et ma nagu koju jõudnud tunne oli. Et nii nagu sinna Indiasse mina jõudsin, nii nagu see jõudis jantra siia, nii nagu me tutvume inimestega, kes on meile kuidagi hästi nagu tähenduslikud. Tegelikult see nagu voolab hästi vabalt, et sa, mina küll ei tunne, et oleks olnud sellist nagu meeletut nagu pingutust nagu nendel asjadel, isegi nendel keerulistel praktikatel, mida me justkui teeme. Sama asi, kui sa nagu alistud selle sisse, siis see kõik lihtsalt loobki lihtsalt, onju. No vaata, kas sa teed pingutusega, see ei toimi, onju. Räägi, ütle Margus, mis sa soovisid. Aga see ongi selline paras koht, ikka visata see selline retooriline küsimus, eks ju, õhku, et miks India, eks ju, nagu miks su selle taskuhäälingu nimi on see elu pärast Indiat, mis seal siis nii big deal'i on, siis jälle võib-olla vaatajale niimoodi, eks ju, et India on nii pindalalt oluliselt suurem kui Euroopa Liit ja kui ka rahvaarvult oluliselt suurem kui Euroopa Liit, eks ju, et see tähendab seda, et India esiteks on väga mitmekesine. See, kui me ütleme, et India restoran ja India toit, eks ju, siis see ei tähenda mitte midagi. Kui me ütleme Euroopa toit, eks ju, kas on viinivorstikene või on mingisugune rootslaste mädanenud heeringas, eks ju, on suhteliselt suur vahe, eks ju. Ehk et Indias on ka väga erinevat kultuuri, väga erinevat toitu, väga erinevat suhtumist. Aga miks minule nagu see India ka südamelähedane on see, et ta on üks väheseid kohti, minu arvates maakeral üks väheseid selliseid piirkondi, mis ei ole nagu kristliku kultuuri poolt nii ära rikutud. Et eks on siin maailma päris palju kolatud ja siin ka mõni aasta tagasi sai käidud seal Lõuna-Ameerikas otsimas neid autentseid selliseid šamanistlikke praktikaid ja tehnikaid ja natuke pihta nagu uurida seal. Aga ütleme niimoodi, et isegi seal on päris kõvasti, mis siis, et seal on selle autentsus kõvasti säilinud rohkem kui, ma ei tea, Eestis või Euroopas, eks ju, aga ikkagi see kristlik katoliku värk jookseb sealt nagu risti ja rästi ja igatpidi läbi, jah. Seal on küll veidraid kohti, kus nad katoliku kirikus ohverdavad kukkesid, saad kukke osta sealt kiriku ukse tagant ja pea maha lõpetada altari peale, eks ju, mis on selge samanismi selline nagu ilming, eks ju, aga see on katoliku kirik, eks ju, et seal see kristlus on nii tugevalt sisse nagu toodud, et see algne usu, seda, mida me tegelikult tahaksime, selle maausku, mis on nagu see meiega eestlaste, see maausu teema, see kontakt maaga, et see on nagu kuidagi ära rikutud või kadunud, aga India on olnud õnneks niivõrd suur võrreldes ahistanud Portugali ja Britiga, eks ju, et seal muidugi on ka mõjutusi, aga need mõjutused on oluliselt väiksemad ja sa näed seda, on võimalik näha selle algset, seda kuvandit nagu hästi nagu kihvt selline, nagu seda originaali rohkem nagu. Minu jaoks on nagu India olnud see, et kui ma alguses sinna läksin, siis ma tundsin, et see on nagu maailma nagu, kuidas ma ütlen siis, tagaaed või nagu selles mõttes, et sealt sa võisid leida kõike seda, mida sa Euroopast ei leia. Et Euroopas on kõik nii ära korrastatud, korraldatud, kõik on nii sihuke, ja kui sa sinna Indiasse lähed, siis sa nagu, seesama, et Indias üle tee minek,
India tee on selline, et sa ei saa aru, mitu sõidurida seal on. Ja mis pidi need sõidavad? Sa ei saa aru mitte midagi. Sa mõtled, siit ei ole võimalik üle minna ja kõik lähevad. Ja sa saad aru, et ainuke asi on see, et lihtsalt jätka liikumist. Ja ole võimalikult ühtese tempo, siis teised oskavad suga arvestada. Ja seisma said, nii kui sa seisma jääd, siis on jama majas. Et vaata, et meil on just see, et nagu seisad, ootad oma korda või siis seesama, et inimestega suhtlus, et kui meie Aatiga siin räägiksime, siis Euroopas on ju see, et sa ei sekku vahele, sa ootad, kuni 2 inimest lõpetavad ja siis sa nagu küsid. Ja Indias on see, et sa jäädki siis ilma sõida sisse, kõik. Nii Gurutši kui Eestiga on see, et sa jälle unustad selle ära, eks ju, ootad, et oma korda küsida. Sul on asi, mis siis, et 2 inimest vestlevad üle laua väga spetsiifiliselt, tule kõmm, ilma igas vabanduseta, tule see värk, saad vastuse, pumm, lähed, eks ju. Nemad jätkavad oma juttu, et see selline nagu kaootiline, minu jaoks on see hästi nagu vabastav olnud, et mingi hetk sa nagu, see on küll nunnu ja mingi hetk, kui ma olen Indias hästi pikalt olnud, siis ma viimastel aastatel ka, ma otsin selle euroopaliku kohviku kuskil, vahest nagu naudin seda korda ja siis lähed tagasi sukeldud sinna, et midagi on nagu nii vabastavat selles, et kõik asjad ei ole nagu ära reguleeritud, et on selline tervislik kaos, et sa näed, et see on midagi hästi elusat on selles, et minu meelest elu on palju rohkem sellises liikumises kui selles, et sa oled nagu samal ajal on see turvaline, loomulikult on see turvaline, et sa tead, kuidas asjad käivad, teed oma seda, ma ei tea, mis iganes, alustad seal äriregistris oma ettevõtted klikiga ja muidugi on tore. See just sellist eelmine või üle-eelmine kord, ma mäletan, kui ma Indiasse läksin, üksinda olin. Ja mul oli niimoodi, et teatavasti Helsingist lend tuleb varavalges kell 6:30 või 7:30, eks ju, Delhisse sisse ja mul alles lend edasi läks õhtul. Mul terve päev oli New Delhis aega, aga New Delhi ei ole kindlasti mitte mu lemmikliin. See on väga suur ja väga räpane ja väga mürarikas. Ma läksin sinna tsentraalparki põhimõtteliselt. Mõtlesin, ma lähen vedelen päev läbi seal tsentraalpargis ja kõik on hästi. Ja läksingi, aga see oli nüüd see India mingi iseseisvuspäev või midagi sellist. Mingisugune kohalik püha oli. Et see parki siis, kui mina jõudsin sinna siis umbes kell 8, eks siis umbes 8:30 või 10 hakkas siis tulema kõik võimalikud kooligrupid. Nende väikeste särasilmsete koolijõmsikatega, eks ju, kes on siis koolivormis seal jätkuvalt niimoodi. Ja siis ma olin nagu, kui see oli New Delhi, eks ju, kus on palju välismaalasi ja edasi, eks ju, siis ma olin tõeline vaatamisväärsus ja siis, mu ümber oli vahepeal sadu selliseid põhikooli jõmsikaid, kes siis püüdsis minuga oma inglise keeles nagu vestelda, niimoodi, ega see vestlus tema oli peaaegu see, your name, your country, nagu sellises stiilis, eks ju, ja seda käisid pakkusid mulle oma, ma ei tea, võileiba ja kommi ja siis vahepeal, kui see punt oli väga suur, siis õpetajad tulid, peksid natukene laiali, aga sa väga ei häirid neid, eks ju, nagu et meil nagu sa kujutaks seda ette, et mingisugune hindu istub sul seal Tammsaare pargis ja siis on mingi 300 valget küsivad ta käest. Kus sa pärit oled, eks ju. Siis oli jumala äge ja tore, et tuleks kommi pakkuda. See vahetus on ju ja minul on ka see tunne, et vahetavad otsa lihtsalt sulle. Ja kui ma maandun Indias, siis ma tajun, kuidas toimub shift. Ma tulen siia ehk seal see, et minu jaoks India on nagu südamekeskuse maa. Ja kui sa tuled tagasi Euroopasse, siis sa tunned, kuidas sa tuled siia, sest et me oleme nii peas, me töötame, ja kui sa elad juba Indiasse, saad aru, et see loogika ongi, et sa võid nagu hulluks minna, kui sa hakkad taga ajama sellist korda või loogikat, et nemad, ongi, kuna rahvaarv on nii suur, siis restoranis ootab siin mingisugune, ma ei tea, 20 ettekandjat ja siis mingi kolm mingit inimest teenendab siin samal ajal või ma ei tea, et seal ei ole nagu seda, et see peab olema jube efektiivne, sest selleks ei ole nagu otsest vajadust, on ju. See kogemus on lihtsalt teistmoodi ja minu jaoks nagu see, et kas kuskil on räpane või see, et sa ei saa kunagi aru, kas võib olla. Ja ma alati naeran, et ma vist eelmisel korral juba ka eelmise külalisega rääkisin, et Ayurveda keskuses, et kui arst räägib mulle mingit väga tõsise näoga räägib ja siis teeb niimoodi, on ju. Siis mõtled, et ei tea, kas ma hakkan ära sulema varsti või, aga tegelikult tuleb välja, et see tähendab seda, et jah, väga tore.
Aga mis ma tahtsin ka veel vahele öelda, et mul on üks kogemus ka pangas näiteks, et sa lähed panka, lased omale pangaarvet teha või midagi sellist, siis sa ei saa näiteks rahulikult selle telleriga, ma ei tea, kas selle nimi on teller seal või ta lihtsalt üks onu, kes seda tööd teeb. Sa ei saa temaga seal rahulikult olla, oma asjadest rääkida, sellepärast et täpselt samal ajal veel 3 inimest küsib seal midagi sinu oma asjade kohta, siis ta tegeleb nagu 10 inimesega korraga ja võtaks see on minu jaoks olnud päris korralik praktika sellega rahuneda selles olukorras, nii et kuulge või mõnes mõttes ennast kehtestada, sest meie jaoks ikkagi see, kus oma rahaasjadega tegeleda, on ikka väga jah, et see on nagu väga delikaatne teema, eks ju. Ja veel üks selline asi, see on kogu Aasia kohta, aga India kohta see käib ka muidugi super, eks ju, et keegi ütle sulle iial ei. Ise teab, et ta ei tee seda, siis ta ei ütle ei. Ja mul siin oli jälle siin samas koduski oli siin eelmine nädal oli probleem, eks ju, me toodame musta küüslaugu kapslit taruvaiguga, eks ju, aga need teevad meile lätlased, Lätis, Läti indud. Ja mul olid saadetud tooraine sinna juba 2,5-3 kuud varem ära ja ei tule, ja mul hakkas ladu tühjaks saama ja siis ma hakkasin nagu väga intensiivselt nõudma, et millal ma siis saan. Ja vaata, aga ma tean, et nad on Läti indud, aga mul ei tule meelde see siin Euroopas, eks ju. Ja siis muidugi küsin, et eks ju, sest ma ju luban ju oma kliendile edasi, eks ju, millal tuleb. Ja ei tule ja siis lõpuks, kurat, need on ju need kuradi indud, eks ju, ma küsin, kas ma saan järgmiseks reedeks, kas ma saadan auto? Eks ju, ja ikka ma läksin lõpuks väga kurjaks, siis nad tegid mulle seda, mida nad 3 kuud ei suutnud teha, tegid põhimõtteliselt päevaga ära, eks ju, et ta ei ütle sulle seda, et ei, et sa ei saa, eks ju, meil on järjekord ja saatke 2 kuu pärast, eks ju, selles mõttes, et aga mina eurooplase valge inimese tahaksin ju, et minu lubadus minu kliendile peab, eks ju, et tema lubab mulle, mina luban edasi, eks ju. Et seal on see teema nagu, et peab alati seda vaatama, et kui nad jäävad nagu natuke nagu vaikseks ja nad ei ütle sulle mingi konkreetset vastust, siis see ilmselt tähendab ei, aga ei ta sulle ei ütle, et see on ebaviisakas väga nagu. Ja ega kui sa Indias kellegi käest teed küsid, et kuhu sa pead minema, kui ta ei tea, siis ta näitab sulle sinna mine, järgmine näitab mine sinna. Ja, nii on. Et see on ka minu meelest tõesti huvitav seal, et see selline kaos, aga see kaos on omamoodi huvitav ja sellega see ongi see koht ka ilmselt, kus Indias sa pead nagu võtma niimoodi, okei, ma lepin sellega, see alistumise koht jälle on ju. Ja samal ajal jällegi me ei tohi ära unustada, et India on nii suur, et käies lõunas või käies põhjas, need inimesed on nii erinevad, et nahavärv, välimus, kõik asjad. Ja, aga ka see, kuidas põhjas nad on nii rahulikud, nad ei tule sind üldsegi mitte nagu, keegi ei tule sind tülitama, et ma ei tea, teeme selfie on ja, et see ikkagi on väga erinev ka, et kus kohas sa parasjagu viibid. Ja, et see on huvitav alati, et nendel, ma alguses ka esimestel kordadel, mis on ikka puudub ikka taktitunne, et lihtsalt tulevad igal pool küsima, tulevad tänaval vastu, kõik tahavad pilti teha, selfit teha, ma ei tea, siis pärast võtavad su telefoninumbri ja siis hakkavad kirjutama sulle kõik 10 korda päevas ja siis päeva lõpuks 5 tükki küsivad, et aga miks sa mulle vastu ei kirjuta, mis sul viga on, kas sa oled solvunud mu peale? Aga seal on, ega piiri kehtestamist saab nagu teha, et kui sa seda neutraalselt ütled nagu nõu lihtsalt, siis et see energia nagu räägib seal, et närvi pole mõtet üldse minna, et see ei aita kedagi. Aga see, et sa oled nagu sihuke konkreetne ja neutraalne ja et su iga su olemus ütleb seda, et ei, siis nad kuidagi nagu, nad saavad sellest nagu energeetikast väga hästi aru, et jah. Kuidas teiega on? Olete Indias närvi läinud või? Kindlasti midagi ei juhtunud. Ma praegust olen öelda, aga läheb rohkem närvi. Eks ma olen nüüd sealt sõimanud ikka, ega see väga palju ei aita. See ei aita. Ei, mina olen ka kindlasti läinud, et mingi hetk ikkagi, eks see sõltub ju vaata. Ega millal me Eestis närvi lähme, siis kui me oleme mingi oma asjad on meil viltu, ega sa närvi lähed ikka oma sisemisest sellest, et kui sul endal on kõik hästi, siis üldjuhul sa ei lähe mitte kuskil närvi, et eks see närvi minek on lihtsalt mingi enda ebastabiilsus sellel hetkel, et ja seda võib igal pool juhtuda,
Ja oluline on ka see, et noh, mis seda närvi võib ajada, on see, et vaata see nende inglise keel on selline, et ta on nagu jupitatud, et nad ei räägi ju sellist, noh, see India inglise keel on kuidagi mingi hoopis teistsugune inglise keel. Ja vaata, kui sa pole harjunud kuulama seda, siis sa võid ise nendest väga kiiresti nagu valesti aru saada. Et ta võib-olla üritab sulle midagi seletada, ta ei ole veel lõpetanud ja sina oma peas juba kuuled, et oi, ta ütles seda, kuidas võimalik on. Et seal Indias nagu see slow down on nagu hullult oluline see, et slow down, tunneta, noh, et tihtipeale see, no kes nagu nii-öelda on harjunud üleüldse kuulama inimest, noh, ütleme briti inglise keel, Austraalia inglise keel, siis on kõik need itaallased ja prantslased ja kõik eestlased, kes me kõik ei räägi ju seda oma inglise keelt, siis tegelikult sa siis ka hakkad tunnetama inimese nagu seda kehakeelt ja mingit energeetikat, mida ta sulle öelda üritab. Et sa ei saa nagu ainult sõnadele loota, et samamoodi Indias, et nagu taju, mida ta nagu ütleb sulle, et siis jõuab nagu palju rohkem nagu kohale, on ju. Ja, sa küsisid selle närvimediga kohta, tuleb meelde, see oli mõnikord tagasi. Mõtlesin, et olen siis kaasaegne ja installeerin oma telefoni e-SIM-i. Noh, ja noh, siis, et ega siis kui on e-SIM, siis tõmbaks selle ju veebist, nagu valge inimene, eks ju, nagu. Tõmbasin siis e-SIM-i ja valisin mingi, päris kalli, suhteliselt teistest kallima paketi, eks ju, nagu ka, et oleks piisavalt internetti. Ja siis tuli välja, et kellelegi teadmata, see e-SIM, India e-SIM töötas kõigis teistes riikides, selle arvatud Indiana. Ja siis me püüdsime seda klattida, siis läksime see sama firma nagu esindusse, füüsilisse esindusse, eks ju. Ja siis muidugi, aga lihtsalt teevad süüdivõtud nägu ja ütlevad sulle, et see töötab igal pool, aga Indias ei tööta, eks ju. Ja siis, murga asja, õigluse tunne oli kohutavalt välja, eks ju. Aga lõpptulemus oli muidugi see, et ega sellest enda sõimamisest väga palju mingit kasu ei olnud. Lõpuks selle, kui ma selle füüsilise SIM-i selle kõrvale ostsin ja lõpuks arvutasin selle, palju siis eurodes maksis, sest see kulu oli 2 või 3 eurot, eks ju. Ei oleks pidanud oma närve väga kulutama selle peale, aga lihtsalt see, mis tähendab, et ma ostsin selle ja nüüd ma tulen teie füüsilisse esindusse, eks ju. Eestis oleks oodanud, et sille vabandatakse ja antakse tasuta uus. Ja, aga tegelikult tuli välja, oli see, et see sama, päris ei olnud mitte Vodafone, aga mingisugune, see oli väga tuntud see, et seal ongi, et erinevates riikides nagu erinev äriühing müüb seda. Ja see, kes Indias müüb, see ei tea mitte midagi, mida keegi seal e-poes müüb, on ju. Ehk et nad ei olnud üldse seotud oma vahel, on ju. Aga me oleme eurooplastena harjunud, et aga firma märk on ju sama. Et ka vastutus tähendab, eks ju, mis ära ei tööta, eks ju. Ja Eestis nagu Euroopas oleks aga nii läinud, aga lihtsalt süsteem on erinev ja sul ei ole mõtet seal nagu milleks, on ju. Ja siis ongi see, et sa arvestad ümber, mingi 3 eurot maksab see tavaline SIM, et jah, mu 15 eurot läks vastu taevast, aga kui sa mõtled pikas perspektiivis kui Eestis, sa võib-olla lähedki Euroopas mingi poes, ostad mingit nänni endal 15 euro eest, sa isegi ei mõtle, et oi, suur kulu. Et nagu peab nagu ikkagi silmas pidama, et Indias on nii odav, aga seal võib ka minna lolliks ära, et oi, see tuk-tuki juht küsis mult nii palju, ta küsis 500 50 senti küsis rohkem, kui ta pidi. Ja mis mõtled, et nagu hinga, vaata laiemat pilti. Ma olen küll näinud neid eurooplasi, kes seal mingi 20 sendi pärast pool tundi vaidlevad ja närvi lähevad tuk-tuki mehe, kes siis on kõik ka öeldud, et kuule, võtta rahulikult, et see on 20 senti maksa ära. Aga nende telefonikaartidega on minul ka palju nalja saanud, et mingid kaardid, mis sa sealt piiri pealt saad, siis need vist lõpetavad mingi pärast nagu selle eksisteerimise, siis sa pead kuskilt kohalikult uue astme ja kui sa seda ei tea ja siis need kohalikud loomulikult ka ei tea, seda ütleb, et davai, et pane muudkui laadi juurde sinna ja küsid, et kas seda siis töötab. Ja, siis kindlasti töötad. Laadid juurde, ta ei tööta, lähed sinna, küsid. Täpselt teeb selle lolli näha, et ma ei tea midagi, mis raha mulle tagasi maksab. Ei, aga nad on väga entusiastlikud alati, aga tavaliselt, kui nad on ise mingid apsaka teinud, päris oma selles, siis minu meelest nad ikkagi on üsna sellised, leiavad ikkagi mingisuguse lahenduse ja huvitav on see, et Indias alati leidub mingi lahendus.
ja vahest on nagu sihuke tunne, et noh, me oleme ka ajanud neid e-simme, et no 3 naist ajab mingit e-simmi, seal mingi 3 tundi läheb aega ja siis tuleb üks sõbranna juurde, kes teeb selle ära 3 minutiga. Ja siis mõtled selle peale, et noh, nagu sihuke tunne ongi, et see India on nagu see, et universum kogu aeg mängib sinuga, et kus su nõrk koht on, sellega sa vastu pead. Et noh, pigem on see, et mingi hinga, vaata ringi, mõtle, miks see muga juhtub, onju. Et noh, et selles mõttes ta nagu India on minu jaoks nagu sihuke imedemaa, et sa saad minna sinna seiklema mingisugustel teistel tasanditel, et Euroopas sa tead kõik ette, et nüüd juhtub see, noh, võib-olla kõike ka ei tea ette, aga sul on see väga palju, noh, teadmatus on palju-palju väiksem. Aga nagu vahest see, noh, nagu see võlu tuleb just sellest, et sa lased ennast nagu, et sa lubad endal sellel tundmatusel üllatada ja siis sa võid kogeda hästi ägedaid kogemusi, et sattuda mingitesse kohtadesse, mis noh, tead nagu see mis on see Aladini võlulamp, see, kus kuskil seal idamaades sa seikled, umbes täpselt samasugune tunne tuleb minust seal Indias peale, et ma satun nagu mingisuguse nagu muinasjuttu lihtsalt, et noh, kui lased ennast sinna sattuda või siis võid vihastada iga asja peale, et noh, et kumma reaalsuse siis nagu valid, onju, et selles mõttes on see põnev. No ja palju asju tasub ikkagi võtta nagu väikese sellise huumorivihma läbi enda jaoks, et noh, lihtsalt võtta, et on lihtsalt nii kohutavalt naljakas, et nad niisuguseid asju teevad. Panevad sul mingid voodipesud lihtsalt keset teed põrandale või siis kuivatavad neid kuskil, viid oma, näiteks seal Puttapartis on hästi tavaline, et sa viid oma pesu, viidki mingitele tädidele, onudele viid pesta ja siis sa päeval jalutad seal jõe ääres ja siis sa vaatad, võid vabalt leida oma kaunid russikut sealt jõe ääres, kas siis mingite nende okastraatide peal siis kuivamas või siis mõned suuremad asjad täiesti seal jõe ääres asfaldi peal kuivamas ja pärast sa saad kätte need kui väga puhtad pesud. Et noh, et seal ongi, et kui sa tahad kogeda midagi sellist, mida noh, sa Euroopas elu sees ei leia. India on täis seda, et sa saad lihtsalt uudistada nagu väike laps seal, et nagu väga vabastav on minu meelest see Indias käimine, et yeah. Aga kus te veel olete peale Varanasi? Noh, ma saan aru, et ei ole ainult Varanasis ja Margus ainult selles New Delhi, selles pargis on olnud, et kuskil kindlasti veel, et mis need sellised kõige ägedamad kohad või ägedamad sellised südamelähedamad kohad on olnud? No me oleme ikkagi, noh, me oleme päris palju käinud, aga India mõttes ikkagi vähe tegelikult, kui sa mõtled. Aga eri otsi ei ole. Aga ütleme, mis mulle väga-väga meeldib, mulle meeldib väga see Himalaja pool, sest see energia on seal nii teistsugune. Siis nendest tantristlikest kohtadest oli, issand, Kamakja. See on täiesti mitte turisti koht tegelikult. Et see on ikka selline, see ongi ja autentne, siuke hästi, tantra on väga iidne ja seal on nagu võib-olla häll on natuke palju öeldud, aga noh, seal me nägimegi, mis oli nagu natuke nagu hirmutav, et Margus rääkis seal nendest kukeohverdustest, seal on ikka niimoodi päriselt, et sa lähed kuhugile templisse, sa näed, see tempel on muldvana, sa oledki kuskil nagu koopas sisuliselt. Erinevad praktikud, siis tantra praktikud istuvad seal ja osa nendest ongi mingi kitse pea on tal seal ja siis sa vaatad nagu täitsa pekkis, et mitte, et tantra peaks olema seotud ohverdusega, aga see näitab seda, kuidas see tuleb ka erinevatest nagu liinidest ja kuskil on alles see autentne, sest kunagi ka Eestis ju see ohverduste tegemine oli üks osa sellest praktikas. Meile täna tundub see, et kuule, kas seal on mingid demonistlikud nagu praktikad, noh, ei olnud, kõik oli väga nagu. Nemad seal selgitasid seda või noh, meile selgitati nii palju, et seal on see, et sa tuledki oma palvetega ja oma asjadega tuled templisse ja siis sa saad seal templi ukse taga selle kitsekese osta, aga selle kitsekest ei ohverdata siis mitte nagu sellele jumalale, kellele sa siis nagu selle palvet teed, vaid see nagu chopitakse pea ja antakse nendele, kes igasugused muud kohavaimud, kes seal ümberringi hambatirevil vahivad ja neid ei segaks. Et te saab selle kitsega tegeleda. Just, et nagu nende jaoks nagu see duaalsus, mis eksisteerib, et meil on igasuguseid nagu jõude, siis seal nagu ei eitata seda, et on nagu mustad ja valged jõud, ja siis antakse sellele nii-öelda lepitust siis sellele
noh, nii-öelda võib-olla mitte siis meie jaoks nagu nii kasulikule energiale või sellega me ei taha tööd No teha. vot, see on sama nagu baalil on, baalil käinud, siis baalil on niimoodi, et iga poekese, iga majakese ukse taha pannakse hommikul lilleõis ja võib-olla küpsis, siis pannakse suits ja pits viina. Eks ju? Et see on see, et heade vaimudega me teeme koostööd ja halvasid vaimusid me lepitame. Ja see on ka, ütleme, see on see baali hinduism, eks ju tegelikult. Ja mis siis, et esimene külastaja, kes tuleb, astub sellele peale ja lööb selle jalaga ümber, eks ju, aga vaimud on oma asja saanud, eks ju, nad on rahul nagu, et mul on päev on nagu kinnistatud, eks ju, et mõlemad pooled on saanud oma laksu kätte, nüüd saab hakata oma maisi müüma seal, eks ju, nagu. Ja nad teevad seda tegelikult läbi mitte siis selle võitluse ja sellise nagu kättemaksu, aga läbi armastuse tegelikult. Ja ka mitte eitades, et ja see on nagu väga huvitav. See on üks pool Indiast, millest ju tegelikult, ma ei tea, kui palju sellest üldse nagu räägitakse, aga see, et seal nagu päriselt on nagu ka see energia ja et seda nähakse, et ongi sellised jõud, mis võivadki mõjuda nagu halvasti. Ehk et ei räägita seda, et kõik on valgus ja kõik on valge ja kõik on hele ja kõik on, vaid seal on tegelikult ka seesama, et mingisugused nagu, kui ma isegi ütlen sõna välja needus, meil on kõik nagu mingi vau, et millest sa räägid, et kas sa üldse usud sellesse ja mis needused, hull oled, et see teema juba on ise hästi tabu. Ja Indias, kui räägitakse needusest, see ei ole tabu teema. Et see on nagu ka väga huvitav nagu vaadata, et mis kultuuriruum see nagu on ja mida see siis tähendab, et kas ma annan selle võimaluse, et ma lähen nagu uurin, aga mis see tähendab teie kultuuris üldse, on ju? Et ta on ikkagi väga teistmoodi. Et meil võib-olla on ka mõnes mõttes hästi palju ka seda, et kui sa natuke mõnest negatiivsest asjast räägib, siis kohe keegi väga vaimne inimene ütleb sulle, et oi, ära sa sellest räägi, muidu sa manifesteerid seda kohe omale. Aga tegelikult on ju kaks poolt siin maailmas täiesti eksisteerimas, eks on orud ja mäed ja hea ja halb. Et meil näiteks surm on ju samasugune tabu teema, et surmast me ei räägi elu jooksul sellest, et me hakkame ära surema. Kui ma hakkaksin kellegiga rääkima, et huvitav, milline mu surm võiks olla või kuidas surm on või mis siis saab, kui ma ära suren, siis kõigil läheb natuke hõredaks, mingi, et sul on veel aega, kus sa lähed? Ja samal ajal on tehtud uuringud, et kui ma surmast räägin, olen surmast teadlik, siis see on pigem nagu terve ja psühholoogiliselt sellel inimesel nagu see elu liigub palju paremini, me teadvustame. Ja kõik nagu põlisrahvad, ükskõik, kas sa vaatad sinna Lõuna-Ameerika poole, India poole, surm on nagu sama püha kui sünd ja see on midagi hirmutavat ja see Varanasi siis ongi ju see koht, kus ongi ju sisuliselt nagu surmalinn, et kui ma ütlen, et ma olen surmalinna, siis kõigi ütleb ka, et kuule, millega sa tegeled, mis sul arus on, mis asja sa otsid ja kui sa lähed sinna linna, siis minu jaoks on küll niisugune tunne, et ma ei tea, just nimelt see vanalinna osa, kus on see Ganges ääres, ma ei tea ühtegi teist kohta oma elus, kus võib-olla mägedes ma tunnen seda sama energiat, kus on nii puhas energia, seal on nii selge energia, seal on selline klaar on kõik, et sa tunned nagu sellist pühadust seal, et hoopis vastupidi, mida me arvame, võib-olla Euroopas siin, et mingi kurb ja jube sündmus ja õnnetu ja et sa võid ikkagi oma elule ikkagi hoopis teistsugused tähendused ka läbi selle India reisimise leida. Aga kuidas te suhtute sellesse, kui mina nagu inimestega kokku puutun ja Indiast räägin, siis on mingi klass inimesi, kes kohe ütlevad, et oi, et see on nii kole ja nii must ja seal kõik haiseb ja õudne on. Mis te arvate? On siis? See on fakt, eks ju. Aga kuidas sa võtad, see on nüüd valikute küsimus. Aga samas see sõltub ikkagi kohast ka, et minu jaoks tegelikult India on läinud puhtamaks, nad ise ütlevad seda ka, aga see sõltub ka, et see, ma ütlen, ma ei ole igal pool käinud, aga ma olen käinud seal hästi lõuna tipus sisuliselt Sri Lanka vastas mingeid asju tegemas ja täitsa Põhja-Indias seal Himaalaja otsas on ja mulle endale tundub, võib-olla ma eksin, et põhjas on puhtam ja lõunas on nagu natukene nagu siukse, võib-olla sellepärast, et lõunas on nii palav juba, et kõik, mis iganes sinna maha läheb, nagu roiskub ja haiseb. Aga mul on tunne, et seal on mingi seos ja võib-olla ka näiteks kui me käisime nüüd seal Katšu rahvas, ma
olin täitsa üllatunud, et nagu tänavad on nagu nii puhtaks läinud ja selline, noh, et ei ole sellist, noh, okei, seal on mingist ajast hästi tugev ju reostus loodusesse jäetud tänu sellele, et nad on oma prügi toppinud igale poole. Et neil läheb aega, enne kui nad seda prügi kokku korjavad, aga samas on ka Eestisse olnud ju, et kui meil oli see teeme ära aktsioon, siis noh, tegelikult tänu sellele tehti ju väga palju asju, et ka Eestis on olnud see, et ja tänapäeval mõned hullud viivad oma prügi metsa alla, mõtled nagu noh, mis asja ta teed, noh täpselt. Nagu ma olen defitsiis. Meil oli see sama, et meil on üks niisugune välja ehitamata elamurajoon, on tehtud lihtsalt tänavad valmis, täiesti, sa oled nagu keset Harjumaal nagu Tallinna linna ääres elamurajooni kõrval, kus on tehtud teise elamurajooni lihtsalt nagu teed, muru on ära niidetud, siis keegi toob oma 4 rehvi sinna, siis mõtled nagu, siis võib sedasi teha. Täpselt on ju, et mingid asjad, mille peale ise ei tulegi ja kui keegi teine teeb seda, siis see tundub nii nagu imelik. Aga kas te Tiruvanamaalais olete ka käinud või? See on vägev koht ja see on ikka selline, et kui minna, kui sa tahad nagu ühte kohta Indias külastada, kus otsid nagu spirituaalsed otsingutel oled, on ju, siis veeda 2 nädalat seal, sest seal on kõik olemas. Ja noh, seal oli mul endal see kogemus, kus käisime kuulamas ühte, no üldse enamasti kõik need gurud on mehed millegipärast, väga vähe on naisi. Ja seal oli üks naine, kes, siis ma ei mäletagi, kas ta tegelikult ju rääkis, aga kas ta oli mingi ei, ta ei olnud vaikiv. Ma ei mäleta, mis tal oli, neil alati on kõigil mingi oma see eest, ma ei tea, mingi vaikiv Buda või mingi, noh, neil on ju mingi oma spetsialiteedid. Ma ei mäleta, mis seal naisel oli, aga see oli niimoodi, et ta alguses oli vait. Saal oli rahvast täis, ta oli vait, ta istus seal ja siis mul hakkasid lihtsalt nagu, noh, mul ei olnud mingit erilist seisundit. Ma istusin seal hommikul ja siis mul lihtsalt tuleb nagu info, nagu see naine räägiks muga. No mingid sellised asjad nagu minu elu, mitte minu elust, vaid mingid vastused minu elule. Mul lihtsalt vastused tulid niimoodi sõnadega. Mul lihtsalt läksid pisarad jooksma ja võt see on see, nagu, mis minu jaoks on, noh, Euroopas ma olen kogenud siis, kui on käinud keegi nagu sellise teistsuguse seisundiga inimene, noh, mingit loengut andmas. Aga noh, kogeda seda, et sa istud suures saalis, sa ei ole isegi lähedal talle ja sa koged, see annab mulle selle tunde, no mis ma ka Indias käin, et mis kõik on võimalik, et kui piiratud oludes me elame, noh, see raam, et ma käin tööl, need on kõik olulised ja vajalikud asjad, ma kasvatan lapsi, ma teen seda kõike väga hea meelega. Aga minu jaoks on nagu see teadmine, et kuskil on midagi veel selles inimkogemuses ja noh, noh, India on nagu minu jaoks need vastused andnud. Vaata, osade jaoks on võib-olla Lõuna-Ameerika näiteks. Minu India see, mis nagu selle ukse nagu on avanud ja hoiab ka nagu avatuna, et ja nagu see, Margus, sina vist ennem nagu tõid välja selle rituaalide poole, et hommikul nad panevad oma altarile küünla ja teevad oma neid rituaale ja kogu aeg toidavad seda energiat. Eks siis see üldine energeetika on seal minu meelest juba tänu sellele, et nad kogu aeg neid rituaale teevad. See on nii tugev ja nii kõrge, et seal lihtsalt juhtuvadki asjad. Sa tervened seal paremini, seal tuleb sul mingid teadmisi ja tõesti võib seal tulla selliseid asju ette, mida sa ei oskagi oodata, mille peale sa ei tulegi, sa saad, noh, et ei ole skisofreenik, kui seal hakkavad mingid sõnumid tulema, on ju. Ja, no aga kui sa mõtledki selle peale, ütleme niimoodi, et noh, keskmise India householderi elu, eks ju, noh, selles suhtes, kes ei tegele eriti spirituaalsusega, aga kui ta hommikul paneb selle oma altarile, paneb selle viirukipulgakese ja õhtul töölt tulles käib korraks läbi templist ja nad teevad seal, ta tuleb korra seal oma kodu juures, kodupiirkonna tempel, eks ükskõik kellele see on, noh, sa näed seal, sa istud seal, ta tulebki 5 minutiks sinna või 3 minutiks, kui lapsed tulevad koolist, tulevadki korraks sisse, teevad oma namaste seal, eks ju, noh, tegelikult see ikkagi annab sulle siis 2 korda päevas, annab selle minuti, eks ju, kus sa nagu korra võtad selle rushi maha, ei kiirusta, korra sisse, vaatad, kes või kus, mis sa oled, eks ju, siis see on oluliselt parem, siis sa mediteeri tund aega, see on oluliselt parem, kui sa ei tee see üldse.
kodutee peal astud templist läbi, teed korra namastee, see on väga suur asi tegelikult. Ja see ka, Jah. et sa nagu meenutad endale täpselt sedasama teemat, oma nagu seda vaimu poolt, on ju. Et noh, mõnes mõttes on nagu niisugune, et kui me siin meenutame iseendale kogu aeg seda, et meil peab olema majanduslik küllus, me kogu aeg meenutame endale seda, me mõtleme mingi, kes on aktsiaturul, mõtleb, kas aktsiad kasvasid või mitte, kuidas ma selle teen, et me mõtleme kogu aeg nagu sellele materiaalsele ja see ei ole nagu halb, see ei ole vale, aga tegelikult me võiksime kõrvale tuua ka selle, et igal hommikul võta, istu nagu maha, enne kui sa tööle lähed, on ju. Mõtle, mida ma enda jaoks nagu vajan või tee mingi palve, see, et noh, nagu, et tee kasvõi palve, et ma ei tea, ma ei tea, et mu tervis oleks hoitud, et mu heaolu oleks korras, et sa nagu noh, nagu tajud seda, et sellel palvel on jõud ja selline suunav jõud su elus, on ju, et ei ole ainult see, et kui ma ei käi tööl, kui ma ei panusta kuhugile, ma ei tea, kuhu kohta mul on veel vaja, et mingi karjääri teha või et sellega ei lõppe nagu elu ära, sellega ei alga elu selle karjääriga ega ei lõppe elu, et noh, et elu on midagi muud kui see nagu need rollid, mida me kanname, et noh, et nagu ja minu meelest need palved on ka selles mõttes hästi olulised, et või noh, see vaja mahavõtmine, et saadagi see kontakt iseendaga ja mitte ära kaduda siin maailmas, sest et just viimasel 2 päeval, pühapäeval ja esmaspäeval tuli täpselt erinevaid teid mööda üks selline Gabor Matte selline tore mõte, et me elame sellises maailmas, kus me kogu aeg peame saavutama midagi, kus meid nagu määratletakse selle järgi, kui palju sul on asju või kuivõrd materiaalselt sul hästi läheb. Ja see on tegelikult tohutu nagu hea pinnas sellele, et meil oleks hästi palju vaimse tervise probleeme tegelikult. Ja minu meelest see hommikune ja õhtune, see lihtsalt olemine, see annab nii palju juurde, et sa tegelikult saad kontakti iseendaga, et mis sul tegelikult vaja on ju? Ja ma tahtsin tuua ka selle, et seal tegelikult nagu see, nad hoiavad seda oma kultuuriga väga ägedalt, näiteks laste multikates, eks ju, Ganesha on üks põhitegelane, kes ringi tormab, koos kõigi teiste nende jumalate ja jumalannadega, eks ju, nagu, et Meri Ahsin oli võib-olla, ma ei tea, see Jänku Jussi ainukene selline hariv multikasari, eks ju, kes siis ütles, et ära neid juhtmeid läpi seal liiga palju, eks ju, aga need samad tegelased, need oma kultuuri tegelased, eks ju, ei ole mingi Nubagadi seal, eks ju, nagu on hästi seal sees, et need lapsed saavad nagu igal sellel sammul ja vaata, kuna see on kohalikus keeles, siis ma ei tea seda story't, mis nad seal teevad, aga tõenäoliselt on üsna palju sellist üldist õpetlikku nagu sisu, mida see Ganesha teeb ja mida ta ei tee. Sest see on see läbi ju muinasjuttude vestmise, see kogemuse edasiandmine on olnud üle kogu läbi ajaloo väga oluline sõnum, eks ju. Et vestetakse seda lugu kogu aeg läbi multifilmi, eks ju. Ja see oli ka huvitav, et kui ma alguses Indiasse läksin, siis üks asi, mis mind väga-väga hämmastas, et neil on need erinevad, nad on nagu reklaamid ja need reklaamid on positiivse sõnumiga. Nagu mitte see, et mitte puudusele rõhuvad, on ju, et vaid nagu hästi sellised nagu positiivsed, mis see affirmation on nagu nagu jah, ta nagu ongi afirmatsioon, eesti keeles ongi see, ma ei oskagi. Et see oli, mul on isegi raske seda näidet praegu tuua, aga see oli midagi totaalselt teistmoodi ja see mitte ei rõhu su vajadusele, vaid see nagu ütleb, et kõik on hästi. Ja kui sa loed tänavapildis ja sa, vaat seal inglise keel on tegelikult hästi ju nähtav, on ju. Ja kui sa loed kogu aeg seda, et see vaatad, mõtled, et issand, kui hästi see mõjub, et miks meil ei tehta seda, et miks ma pean nagu mingit nagu puudusteadvusest nagu kohtasid lugema, et paneme lihtsalt, see on jumala hea mõte, paneme lihtsalt nagu tänavapilti üles inimest tõstvad laused. Miks mitte, et miks me seda oma peegli peale panen, ja see ei ole mitte see kordamine, et ma olen ilus, on ju, et ma ei usu seda, aga ma ei tea. Aga mulle vahest tundub nagu seda, et kui paneks kuskile linna, et meil on kõik hästi ja me oleme rikkad ja siis on kindlasti ports inimesi, kes tulevad võitlema sinna vastu, et ei tohi panna selliseid loosungeid üles, sest et kõik ei ole ju nii. Tead, see võib-olla ei olnud mitte see, et me oleme rikkad, vaata, see on nagu siuke teistmoodi siuke, vaid vaata sellised nagu laused, mis siin nagu tõstab nagu kui mingi õpetaja on mingisuguse lause nagu öeldud, mingi
ei tule mitte ühtegi sellest lausest. Ja sellega peab lihtsalt natukene võib-olla läbi mõtlema, natuke ettevaatlik. Filosoofilised laused pigem olid need, mitte sellised jah, et sinuga on kõik hästi ja et Siis mõni kohe kindlasti tunneks, et ei ole minuga midagi hästi, mis te valetate mulle. See ongi, et ega siis see India on ju sellepärast äge, et ta on teistmoodi. Kui me siin oleks ühtemoodi, siis et võib-olla hindame siis ka, et tore on sinna Indiasse minna ja vaadata ja siis tulla tagasi ja võtta kaasa, mis sa oma kodus tahad teha ja siis samal ajal nautida seda, sest ma elan Euroopas ju. Ma tulen tagasi siia, ma ei taha Indiasse elama minna. Et võib-olla see ka, et siis sa näed ka, et oskad seda korda siin hinnata, Kas teil on ka niimoodi juba viimase, ma saan aru, et te olete mõlemad ka palju kordi Indias käinud, et Indiasse minek on juba nagu läheks nagu maale vanaema juurde, et juba täpselt tead, et siis imestada, et oi, siin ei olegi enam järjekorda, nagu see minek, et kui keegi räägib, et mingi India viisa täitmine on keeruline, see on mingisugune 6 lehekülge, muuhulgas küsitakse su vanaema, kas su vanaisa on Pakistaniga seotud, on ju, ka eurooplastelt. Et küsimused on niivõrd veidrad seal. Aga mul on juba kõik olemas, kõik need pildid on õige suurusega passi, see sa teed nagu sa isegi ei mõtle selle peale, et ja tead täpselt, mis kell, nagu Margus enne ütles, et see lennuk jõuab Helsingis siin umbes sellisel kella ja täpselt tead, on ju, siis sa tead, siis sa saad sinna minna, siis sa saad sinna minna. Võtta juba riski, mõtled, kuule tead, see üleminek on tehtud nii kiireks, ei jäta 3 tundi vahet, 2 tundi, 2 tundi pärast läheb siselend, loomulikult lähme sellega. Ja, see on hästi huvitav. Mõtlesin ka, et ajaliselt kahega see väga palju nagu hullem ei olegi, kui lähed kuskile Hiiumaa või Saaremaa teise otsa, on ju, kokku võttes. No väga tore. Minu meelest on alati nii huvitav neid erinevate inimeste, neid selliseid India meenutusi ja kogemusi kuulata, sest et igaüks läheb sinna täiesti erineval ja teistsugusel põhjusel ja kes läheb randa, kes läheb templisse, kes läheb ashramisse, kes läheb rituaale tegema sinna või iseennast otsima, kõik on okei. Et see on nagu tore ja mulle hullult meeldib ka see, et te olete nagu oma India sinna oma koju pannud ja ma ikkagi kõiki, kes meid kuulavad ja kes on siiani vastu pidanud selle kuulamisega, et võtaksid ükskord selle tee ette, läheks teile sinna Lingaveresse külla, et siis seal seda kogeda. Kui Indiasse ei julge minna ja nende rituaalidega ei julge nii-öelda kohe Indiasse minna, siis see on hea koht, kus seda kogeda ja katsetada. Et ma veel enne, kui me lõpetame, ma küsiksin veel, et mis teil seal see aasta tulemus on siis seal teil Lingaveres? No sellel aastal, nüüd meil on siin kohe nädalavahetusel Tantra Tribe tulemas, mis on siis selline vabamas vormis tantra sündmus 4 päeva, sihuke nagu kogukonna sündmus, et koos loome ja koos teeme ja ei ole siukene nagu mõnes mõttes nagu India, et kõik sünnib koha peal ja sünnib siis, kui ise tahad, et ei ole see, et on kõik ära korraldatud. Ja siis jätkame nende iga 2 nädala tagant, siis on siis noorekuu või siis täiskuu need jagnad on, aga need on meil alati natuke meie enda järgi valitud kellaajad, aga võib meile siis paar päev varem on kõige parem helistada. Eks me siis ütle, millal me teeme. Ja, et vahest ikkagi siis arvestame kõiki tundidega ka, kui me teame, et on tahtjaid. Jah, aga sügisele koolituskalender meil ei ole veel üles kantud, aga me paneme selle mingil hetkel, eks me siin oleme see tantra ABC ja muid selliseid parema vasakuga tantra, seksuaalse tantra sündmusi ka siin ikkagi korraldanud, aga praegust on pigem suvi, hooaeg hakkab sügisest ja lõpeb kevadel, nii et see on praegust veel ei ole kalender üleval, aga jälgi Lingavere sealt on kõik olemas. Ja mul on endal niisugune sisetunne, et me oleme kunagi käinud ühe korra inimesed siis nii-öelda tantristliku India rada peale. Väga sündmus. See oli 2 aastat tagasi. Ja ma olen seda sisetunnet oodanud, et millal see tuleb uuesti ja ma kahtlustan, et see tuleb ilmselt järgmisel aastal uuesti. Nii et jälgi Lingavere eest.
Igal juhul on need sellised natuke teistmoodi rännakud palju ägedamad kui lihtsalt tavalise turismifirmaga minna ja ainult käia seal Taj Mahalis ja nii edasi. Et ma arvan, et paljud sellised vaimsed rändajad võib-olla pole sinna kunagi isegi jõudnud oma elus. Me nüüd käisime ka siin vist 2 aastat või aasta tagasi käisime Taj Mahalis lõpuks ära, kui me olime mõlemad juba, ma ei tea, 10 või 15 korda Indias käinud, et on nagu maamärk. Ja Taj Mahal minu arvates, see on minu isiklik, eks ju, vaata Taj Mahal on ehitatud auaks tegelikult, on haud, eks ju, aga ta ei ole kunagi nagu töötanud, just ta on arhitektuurselt, ehitusinsenerina ma ütlen, eks ju, ta on arhitektuuri ja ehituslikult väga-väga huvitav, aga minu jaoks seal puudub täielikult seesama energeetika. Sellepärast, et seal ei ole nagu, ta ei ole nagu pühakojana kunagi töötanud. Ta ei ole ka selleks ehitatud tegelikult, eks ju. Ta on lihtsalt ilusad. Jah, just ilus. Aga mulle meeldis, sest seal oli siuke romantiline energia, sest vaata, see on see, et mida inimesed on sinna pannud. No, sinna ongi pandud see romantiline kuvand ja mina selle nagu ära tabasin ja tegelikult oli ilus. Mulle meeldis. No ma igal juhul pean ka teile ausalt tunnistama, et ma ei ole seal veel ka käinud ja päriselt kohe ma ei ole seal veel käinud. Iga kord, kui ma Indiasse lähen, ma mõtlen, et nüüd peaks seal ikkagi ära käima, sest et muidu ei ole ju ma õige Indias käia, kui ma pole seal käinud. Tasub käia, tegelikult on ta nagu, ta on äge ikkagi. Ma olen suur. Just. Äkki ma nüüd see aasta lähen, vaatame. Aga jah, täpselt on ilus ja mul on kogu aeg olnud mingid teised eesmärgid, aga see ei ole nagu eesmärk omaette olnud, et ma nüüd ei lähe sinna või ma ei tohi sinna minna, aga ma pole lihtsalt juhtunud sinna nagu ikka. Aga igal juhul kallikesed, mina väga tänan teid, et te võtsite täna selle mõnusa aja oma tegemiste kõrvalt, oma Tantra Tribe'i ettevalmistustest võtsite sellise aja, et siin jutustada ja minu meelest oli see väga tore. Ja, oli tõesti tore. Aitäh sulle võimaluse eest. Nii et siis lingavere.ee minge ja uudistage, kui tahate Kristiina ja Markuse väga omapärastest tegevustest siis rohkem teada saada ja jälgige meid ikka ja pange ennast selle väikse taskuhäälingu nii-öelda jälgijaks ja kohtume taas. Kõike head. Wow. Head aega.